Põllutööd ja kündmine on eestlastel olnud ikka läbi sajandite au sees. Ning nagu omal ajal Karl Robert Jakobson ütles, et see jalg, mis astub adra taga, käib ikka õigel teel. Saavad siis toimuma 51. korda Eesti künnimeistrivõistlused, kus siis 4 erinevas võistlusklassis selgitatakse välja Eesti parim kündja. Ja nagu juba mainitud, nii tavaklassi meister kui pöördatrade klassi meister saavad õiguse minna esindama Eestit kündmise maailmameistrivõistlustel, mis siis toimuvad 71. korda Slovakkias järgmisel aastal. No võib vist öelda küll, et eestlased on ka maailma mõistes ikkagi kündmises vägagi tegijad. Ja ma saan öelda ainult kiidusõnu Eesti meeste taseme kohta, sellepärast et me künname ikkagi sellises teises 10 ja me võistleme inimestega, kes künnavad 100 tunde aastas. Meie parimad mehed saavad endale lubada mõned 10 tunnid aastas kündmist, et võiks isegi öelda, et meie harrastajad võistlevad professionaalidega ja sugugi mitte halvasti. No vaadates neid masinad, mis põllu peale lähevad, ega need ei ole nüüd päris need masinad, mida ma olen näinud põllu peal, kus on suured kompuutrid sees ja juhtimine käib ainult joystikuga. Need on ikka natuke teistmoodi, et miks need sellised on? No meil künnivõistlustel ongi see reegel, et ei tohi kasutada liialt palju automaatikat, sest siis kaob see oskus ära ka ise natukene rehkendada ja mõelda, et maa täpselt ühtemoodi kõik saaks ilusti küntud, et jah, tõesti need satelliidiühendused ja need ei ole lubatud, aga vahest tulebki see kasuks, et oskad ka ise natuke mõelda. No tuleb välja, et ega see päris niimoodi ikka ei ole, et see, kes esimesena põllu küntud saab, ongi võidumees. Aja peale ei künta, antakse lihtsalt ette aeg, et selle aja sees pead selle korralikult ära tegema, nii et peamine on ikkagi see, et põld võimalikult ühtlane jääks, et kõik umbrohi saaks ära maetud ja eesmärk ikkagi see, et seeme, mis sinna nüüd pärast külvatakse, oleks ideaalsetes tingimustes, nii et ei tohi jääda tühikuid, ei tohi jääda kõrgemaid või madalamaid kohti ja selline just kõik tulevase taime heaks, et põld näeks ilus välja ja tõesti ka sealt korralik saak pärast kasvaks. Siinkohal vist võib müüdi kummutada, et ei ole kündmine pelgalt meesteala, et siin leiab ka õrnema soo esindajaid, et kui kaua teie juba traktoriroolis olete olnud? Traktoriroolis ma olen olnud nüüd, ütleks, et põhimõtteliselt aasta aega, kui ma nüüd kooli tulin õppima, siis ma istusin esimest korda traktorisse, et suht uus olen sellel alal. Küsime ka niimoodi, et kas kündmine on raske ala? Natukene, otseselt mitte nii väga, kui sa numbrid ja asjad saad paika ja silmaga suudad ära vaadata, et näeb ikka ilus välja, siis ei ole üldse nii hull. Kõlab tegelikult natukene uskumatult, noor naisterahvas ja traktorirooli, et kuidas selline mõte tuli üldse ja kuidas selleni jõudsite? Traktorirooli ma sattusin niimoodi, et ma tulin põllumajandust õppima põhikalt sellepärast, et ma tahan loomaarstiks saada ja siis, kuna põllumajanduses juba saab loomadega tegeleda, siis ma sellepärast tulingi põllumajandust õppima ja nüüd tulin loomade pärast ja nüüd ma olen künnivõistlustel, et seda ma 3 aasta eest, kui keegi oleks mulle seda öelnud, ma ei oleks elus uskunud seda. Ja kannatab sõita küll naisterahval? Kannatab, absoluutselt, täitsa saab hakkama. Siin võistlustel leidsime ka ühe vägagi põneva tegelase. Selja peale kirjutatud künnimamma. Mis asi või kes on künnimamma? Künnimamma on minule pandud selline austav nimetus härra Arvi Tammeli poolt, kui tema oli künniseltsi juhatuse esimees ja tema hakkas mind niimoodi nimetama ja see tiitel on siis ainulaadne maailmas, seda rohkem ei ole, ma olen ainukene. Mida see tiitli kandmine endaga kaasa toob? No see tiitli kandmine, ma aitan igale pool, kus vähegi võimalik on. Lilled on kõik minu organiseeritud alati igale poole võistlustele, ka osadele traktoritele on minu organiseeritud lilled olnud ja ma olen alati kohal ja aitan nii palju kui võimalik. Kanseldan mehi, et kõik oleks korras, käin platsidel vaatamas, ma tean ju, mida tohib, mida ei tohi, siis sakutan neid natukene ja kutsun korrale, nad on minuga harjunud, kõik kuulavad mind, nad on nii toredad, nii armsad, mulle meeldivad. No meistrivõistlused kestavad 2 päeva, et tegelikult vist on ikkagi niisugune päris vaatujamänguline, et inimesed, kes siin Jõgeva kandis või Kesk-Eesti kandis liiguvad, tulge kindlasti vaatama, eks? Tasub tulla muidugi. Ühel päeval küntakse kõrrepõldu ja teisel põllul rohumaad ja siis lõpptulemused saavad siis 2 päeva keskmisena kokku pandud ja meil on esmakordselt nüüd ka põllul robot kündmas, nii et
et mehed roboti vastu võime seda siis välja öelda, et see on võib-olla tulevik.